Ma alustaksin kahe looga, mis mõlemad on teemaga seotud ja ühte neist siin raamatute keskel on eriti hea rääkida. See oli 46 aastat tagasi, kui Eestis külaäärsed talud hakkasid surema ja lagunema. See oli kolhoosi ajal. Ja mina käisin nendes varemetes seal, vaatasin, et äkki on midagi huvitavat. Ja siis leidsin ühe talumehe lugemispäeviku. Andsin selle kirjandusmuuseumisse, seepärast, et see oli nii unikaalne. See oli siis peetud 28 kuni 39, ja sealt edasi kahjuks talumehel lõppes see küüditamisega, aga see oli siis joonitud täpselt niimoodi, et see raamat, lehekülgede arv ja niisugune hästi väike sisukirjeldus. Aga esimesel leheküljel oli mõte, et lugemine aitab teostada mõne unistusi. Ma ei mäleta täpselt tsitaati, aga mõte oli selles. Kui juba tol perioodil, 30. aastatel, talumehed olid nii lugejad, muide see lehekülgede arv oli filoloogia teaduskonna praeguse lugemismahu tasemel, siis ma saan aru, miks põllumajandus sel hetkel nii kiiresti arenes. Teine lugu on seotud 60. aastate algusega, kui meie küla mehed, kaasatud mu agronomist isa, rääkisid niimoodi, et nii kaua, kui Eesti rahval on puudu liha, piima ja võid, nii-öelda raha kuskile mujale ei kuluta, aga ema ehitas lilleklumbi. Esimene traktorist sõitis selle siledaks, kellel seda lilli vaja on. Ema ehitas uueti. Ja siis oli väga suur vaidlus, et mis on tähtsam, et kuidas sõnastada eesmärk. Ja isa ütleb, et see on selge, liha, piim ja võim. Ema ütles, et ei, eesmärk on selles, et küla oleks ilus. Loomulikult ema võitis selle vaidluse lõpuks pikkade aastate peale. Ja me näeme siin unistuste erinevust. Gert Kanteriga koos töötades õppisin ma ära, et suurtele saavutustele viib suur unistus. Gert oli selles mõttes ja on siiamaani täiesti unikaalne. Ta oskas mõelda hästi kaugele ette. 57 meetri mehena tahtis ta teha 70 meetri klubi. Aga siis ütles Mihkel Silmer, paljudele põllumeestele tuttav Tartu teadlane, ütles, et Gert, see on vale eesmärk. Eesmärk saab olla ainult selline, mida keegi teine pole teinud. Unistus peab olema veel suurem. Ja siis sündis tiim 75+. Ma ei räägi tänast juttu eriti rõõmsa meelega, sest minu meelest Eestis on praegu suurte unistuste kriis. Millegipärast ükski suur projekt ei taha õnnestuda, nii nagu mõte tekivad kohe pidurid peale, miks teda teha ei saa. Ja väga tihti on niisugune tunne, et mitte et teha midagi suurt, et midagi muutuks paremaks, vaid eesmärk on see, et ei läheks halvemaks. Ja nii küll kuskile ei jõua. Ma siiski tahaks loota, et kuskilt tuleb selline idealistlik suur mõte, sest üks on päris selge, et niimoodi, et kellelegi 100 eurot juurde ja kellelegi 200 eurot juurde pakkumist kuskile ei vii. Suured idealistlikud unistused, mis viivad tegelikult edasi, ei ole kunagi sõnastatud ja ei saa olla sõnastatud materiaalsetena. Nad on alati sõnastatud unistusena. Teil on seal palju tarku inimesi koos. Väga palju tarku ja haritud inimesi, aga äkki pühendate natuke aega sellele, et pakkuda mitte iseenda jaoks, vaid kogu Eesti jaoks midagi uut, suurt, huvitavat unistust. See on praegu defitsiit.